sa otsid oma kutsumust 4 asja, et sa peaksid leidma asja, mida sa tahad teha, mida sa armastad, mida maailm vajab, millest nad on valmis maksma ja millest sa oled jube hea. Mõtle sealt 3-5 sammu edasi. Mis see on, mida sa kardad? Et kui ma hakkan ettevõtjaks, et ma ei tea, mis siis saab, kus ma raha saan ja kuidas see. Mõtle edasi. No mis siis saab, kui mu firma läheb pankrotti? No aga okei, ma ei tea, jääb majast ilma. Tore, tuleb üürikorterisse kolida, mul ei ole palka, aga pea on, käed on, oskused on, hakkan tööle, teenin raha, maksan üüri ära, ostan toitu. Tegelikult ei ole maailma lõpp. Ettevõtjana võtad vastutuse iseenda tulemuse ja tuleviku eest. Ja see tähendab seda, et sa pead, kontrollikese peab olema sinu sees. Sa ei saa olla see inimene, kes vaatab teistele otsa ja küsib, kuule, mis ma nüüd tegema pean? Inimesed tegelikult ei tea, milles nad on head. Sellepärast, et kui ma ise endaga elan iga päev, päevast päeva kõrval on ju, vaata peeglis ikka sama mõju, teed seda sama tööd, normaalne. Sa tegelikult ei tea, kui hea sa oled, sellepärast, et sa võrdled ise endaga iga päev, isegi seda sa ei saa aru, et kas sa nagu ajas paremaks lähed. Ja sellepärast on sul vaja kõrvalt vaata pilku, kes ütleb, et kuule, mis sul tegelikult hästi välja tuleb. Kui sa enam-vähem tead, mida sa otsid ja siis vaatad, eks ole, et mis nagu see ja siis ühel hetkel, et see on täpselt see, mis ma tahan teha. Inimesed tihtipeale ütlevad, eks ole, et nagu on juhus, et sa nagu komistad juhuse otsa või mul oli õnne. Ei ole niimoodi, et sa komistad nende juhuste otsa siis, kui sa oskad neid märgata. See, mida sa teed, ongi see, mis sind motiveerib. Et sulle meeldib see töö, mida sa teed ja mis ma olen nagu pärast ka nagu aru saanud, et sa tahad asju teha paremini. Sa oled oma valdkonna professionaal ja selline inimene, kellega on mõnus ja lõbus koostööd teha. Need inimesed, kes peavad enda arendamist oluliseks, ma arvan, et need on paremad ettevõtjad. Maailm läheb edasi ja kui sa ei arene koos maailmaga ja isegi sa peaksid nagu tegelikult olema natuke samm ees, sellepärast, et sinu kliendid ei ole rahul sellega, kui sa teed ära täpselt selle, mida nad tahtsid, et sa teed. Sa pead tegema natuke rohkem. Ja kui sa seda ei tee, siis sa oled siuke tavaline, et teed ära mis kästi ja siis võid sama hästi palgatööline olla. Fookuse kaotamine on jube, see on jama, et sa nagu rapsid ja proovid ühte ja proovid teist ja siis teeks seda ka ja teeks seda ka ja teeks seda ka. Nii palju asju nagu on võetud ette, mida kõike võiks teha ja siis nagu tajud, et sa kaotad oma teravuse ja kaotad oma identiteedi. Et ikka nagu aja selgelt oma rida, mis on ka nagu tegelikult iga hea brändi alus. Mis sa oled, milleks sa hea oled? Plusspool on see, et sa teenid ikka palju rohkem, kui sa palgatööna võiksid teenida. Muidugi sa pead mõtlema, kus ma selle raha kokku saan. Aga seda muret nagu kompenseerib nagu see rõõm, et vaatad, siukse käibe tegin see kuu. Pole paha.